Tervist kõigile kallitele vaatajatele, kes te olete seal teisel pool kaamerat. Aeg on jälle üheks merikapüügi episoodiks ja tänase episoodi toob teieni niisugune huvitav eestlaste ettevõtmine nimega Viirastus. Kes siis ei tea, Viirastus on, ütleme niimoodi, algas singulaarsest inimesest, kes oli kalale.ee foorumis lihtsalt tavakasutaja, käis kalal, sai väga palju kala ja mõtles, et tavalandid, mida inimesed kasutavad, on pasad. Ja hakkas ise lanti tegema. Ja nüüd ta teeb siis ise neid lante, on Viirastus käsitöölandid. Ta oli nii lahke, et saatis mulle väikse posu neid käsitöölante. Ma kohe näitan, millised eksemplarid ma sain endale ja siis valime siit 3 Merika lanti välja ja lähme järjekordselt seda vee äärde katsetama. Tal on mitu erinevat siis nii-öelda sorti lantidest, mida ta teinud on ja ta on niimoodi ära märkinud kõik landid R1, R2. Need 2 lanti on näiteks mõeldud siis jõekalapüügi jaoks, jõeforell, mis iganes lõhe, kui leiad teda ja põhimõtteliselt saab sellega väga efektiivselt ka ahvenat püüda. Siis on tal niisugune B1 landid, niisugused ilusad, vähe ümmargusemad lusikad, nagu klassikalised professorid. Lisaks B1-le on tal siis B2 seeria ja need on põhimõtteliselt samasugused, näevad välja lihtsalt ainuke asi, mis on kaalu erinevus nendel kahel. Mõlemad on mõeldud haugipüügiks. Ühed on 19 grammi, teised on 27 grammi. Kõige huvitavam asi siis muidugi on tema S1 ja S2 seeria, niisugune mõnust, mis ta mulle on saanud niisugune natuke lillakat, natuke rohekat, ei ole niisugune mõnus hõbedane. Ja need on mõeldud siis meriforellidele. Ja S1 ja S2 ei ole tegelikult, ei ole nii nagu teised on et kaalu poolest eristatud, vaid enda keha kuju poolest eristatud. Et S2 on tegelikult, S2 on tal tegelikult aeglasema mänguga lant ja S1 on vähe kiirema mänguga lant, et nendel erisus on siis mäng. Praegu siin kodus olemisega on kõik. Võtame need 3 poissi kaasa, nopime paar tükki veel kaasa ja lähme koos merele. Peaks mingi korralikuma karbi ostma. Üks karp, mida me kasutame merikapüügiks, on selline, et see tagumine osa ei seisa kinni isegi tal. See on isa oma tegelikult, aga ma virutasin isalt ära. Sorry, paps. Paneme need haugilandid ilusti praegu töölaua peale kõrvale natukene ja vaatame täpsemalt üle need merikalandid. Kui ma nüüd ausalt ütlen, siis mulle endale see värvus meeldib väga. See lilla kurv annab midagi omapärast. Nii et see läheb sisse. Ühe anname isale ka. Ma eeldan, isale meeldib tõenäoliselt see üleni hõbe. Et ma annan üleni hõbe isale. Endale ma võtan veel selle rohelise eluka. Niisugune huvitav spektrum on siin nüüd siis lante. Ma ei tea, mis asi see on. See näeb pull välja. See on niisugune omapärane, niisugune pisike. Ja siis ma ei tea, kuidas seda kutsutakse. Kas see on selle T-luursi oma või midagi? Ka Eesti mehes või? Ma ei ole kindel praegu 100%, võib-olla on peksan segast. Komposiitlant või? See näeb pull välja, aga selle mäng on jõle aeglane. See on mingi hästi külmaks ajaks vist, nii palju nagu ma olen aru saanud. Omapärane sinakaga natukene niisugune mustaga ja Viirastuse huvitavad landid ka siin kõik järjest. Nii, aga kohtume merel. Tere ilusat varahommikut, kallid vaatajad. Kell on praegu 7:37 ja praeguseks oleme tulnud lobisse kalale. Plaanis on tõmmata paarkümmend merikat välja. Täna kahjuks informatsiooni kohaselt on tuul valest kohast, on siis edela tuul või? Kirre, Kagu, Edelast on tuul. Nii et võib-olla natuke valest kohast. Eile oli enam-vähem ka maatuul. Ühed tuttavad siis käisid proovimas. Väidetavalt 2 kontakti oli. Lähme vaatame, kas suudame ka mõne kontakti saavutada. Landiks ma praegu valin selle Viirastuse vähe kiirema mänguga rohelise landi, siis niisuguse roheka kõhuga, hõberohekas. Mõnus, hea hommikune värske hapnik ja mitte suitsuhais. Värske hapnik, trenn, väike võimlemine, luiged. Seal on 3 musta luike, näed või? Aga mustad lähevad valgeks või? Ma mäletan mingit asja, mäletan must pardipoeg või mis see oli? Jah, oli musta värvi. Ma nüüd proovin natukene mõlemale poole muidugi, aga proovin luikedele mitte liiga teha. Nojah, need luiged tulevad sealt, ega need ajavad kala ära ka ju. Või siis söövad lanti raisk. Ei, kerime kiiresti välja igaks juhuks. Lendab hästi, mis ma ikka ütlen.
luiged lähevad täpselt sinna, kuhu ma tahtsin loopida. See koht, see kivi ja see ümbrus, siin auk on see, kus peaks kala saama. Näe, sukeldub võrgu juures midagi. Midagi sukeldub võrgu juures. Äkki on midagi? Aga vesi on väga läbipaistev täna. Võrk on nii imelikult. Vennal läheb võrk niimoodi, tsinka-vanka. Liiga pika võrgu tõmmanud siia. Kurat. Kohe kui kukkus, laks kinni. Ma mõtlesin seda, et seljakotiga on jõbe ebamugav praegu loopida. Ussu kurat. Ma lähen viin selle kaldale, selle seljakoti. Ossa kurat, kui kerge hakkas kohe. Türa, kus ma jõudsin. Ma juba mõtlesin, et kala tuli, aga see oli küll vist kivi ikkagi pigem. Sa kurat, kus käis seest läbi. Merele olles tuleb kajakaid vaadata, eks ole. Kajakas on vanakooli sonar. See oli halb ise. Inimorganism on nagu jõhker kellavärk. Kell on 8 läbi midagi. Ma tavaliselt hommikul külastan tualettruumi kell 8 hommikul umbes. Täna hommikul kell 6 ärkasime ülesse. Siis nagu ei olnud võimalik nagu saavutada midagi. Kuhu ma jõuda tahan on see, et jumal tänatud, et ma WC paberi kaasa võtsin. Kaamerat ma sinna kaasa ei võta igaks juhuks. Kohtume mõne hetke pärast. 2000 years later. Sellise vägeva vaatega pole ammu tualettruumi kasutanud. Mõtlesin, et kui ma juba siin auto juures olen, ma tõmban ühe väikse klõvaka teed ka sisse. Ma proovin pulli pärast tõenäoliselt seda lillat, viirastust. Ja siis pärast võib-olla proovime seda sinakat ja musta. 8.37. Tund oleme püüdnud põhimõtteliselt. Lootus hakkab kaduma, nagu öeldakse. Selles suhtes seal on võrk, siin on võrk, seal edasi on võrk. Tõenäoliselt edasi veel on võrku ka. 2 võrgu vahel on 100 meetrit ja sealt saad püüda, mis on nigel. Oleks pidanud Kuradisaarele minema vist, mul on jõuke tunne. Mis te passite siin? Midagi. Mu vanaisa tegi kunagi lante ise. Huvitav, kas vanaisa vaatab mu YouTube'i videosid? Kuradi kummikud raisk. Nii live on iga samm. Põhimõtteliselt mul ei ole mõtet isegi püüda siin väga. Suurem tõenäosus on, et see kala ujub ühte nendesse 2 võrku, kui see, et ta mulle otsa tuleb. No pljät, siin ei ole mõtet püüda vist. Siin on mingi adruvärk. Mõtlesin, et näitan teile lahedalt mändi. Oi, vaadake seda puud. Väga omapärane puu. Me sõidame natuke autoga teise tippu ja proovime seal püüda nüüd. Nii, anna suitsu. Väga hea. Kalale ka meeldib suitsuahven, kohe tuleb. Siin ma kunagi käisin ka ATV videos. Proovisin drooni lennutada, aga tuul oli mingi 15 meetrit sekundis või midagi. Drooni ei saa nii kõva tuulega lennutada. Noh, siin on vähem normaalsem juba. What the fuck? Kus mu seljakott on? Väga õigel hetkel mõtlesin, kus seljakott on. Need luigad, ma meeldin neile. Huvitav, kuidas luiga šašlõkk maitses. Ja muidugi suured tänud minu poolt viirastusele lantide eest ja tiiperile selle eest, et võimaldab mul vabatahtlikult kalal käia ja nii edasi. Aitäh teile! Kui olete huvitatud lisainformatsiooni saamisest, siis nii viirastuse kui tiiperi kohta on all link. Minge visake pilk peale, vajutage lingile ja minge tellige mõni lant näiteks. Ostke endale sonar. Hommiku võimlemine siis praeguse hetkeseisuga kestis umbes 3 tundi. Lõpusaadus on kahjuks 0. Selles suhtes mõnus energiline olla, terve päev on ees veel. Praegu on niisugune eesmärk, et mul on väga halvad kahlamispüksid. Isa pakkus välja, et lähen vaatame Motonetti, seepärast, et seal me kunagi nägime mingeid häid kahlamispükse. Siin on kõike. Kas kalaasjad on kogu aeg siin olnud? Meie kummipaadi taha selline oleks väga metsik. Väga perses lõpp. See hetkega Soomes. Need Blue Foxid. See on hea lant. See meil on olemas. Need on head pöörlevad, mulle meeldib. Vaata, väiksemad on ka head, need on raskusega, need lendavad, ei kõrgemal natukese. Siin on kohe ikka on erika asju. Ma vaatan. Ma tahan pehmet mänguasja endale. Kalapadi haug. See on 21 €. Viinatuppa sobiks täpselt mul videode taha. Need on neopreenkindad ju. Mul on sukeldumiskindad põhimõtteliselt samasugused. Õhupüss. Robin Hoodi isiklik vibu. Ma vaatan neid asju ja ma mõtlen seda, et relvaloa tahaks ära teha. Need talikalastus. Ja siin on päris coolid rüüded.
Niisugune kombinatsioon oleks päris hea, kurat. Ujuv. Mis see hind on? 239. Näe, soojapesu asju on ka siin natuke. Vaatame alguses kahlamispüksid, siis mõtleme edasi. Need minu suurust ei olnud, nii et lähme teise poodi. Üks oli liiga suur, teine oli niisugune, et ma tundsin ennast nagu Rakvere viiner. Jõudsime Voblasse, see on siis Lasnamäe oma. Näed, siin on neid neopranist ka. Ühesõnaga leidsin mingisugused head püksid, mis enam-vähem selga sobisid. 2XL ja siis saapad. Valime niisugused vilttallaga. Kes siis tahab katsuda tiiperit enne ostmist, siis on võimalik Vobla kalapoes endal käes hoida. See on nüüd küll vanem mudel Pro Plus, mis siin on, aga suurus ja kõik on täpselt sama, et saab uudistada, vaadata seest väljast. Tere, kallid inimesed. Olen lõpuks jõudnud tagasi enda suvilasse, Tallinnaks koju tagasi. Teen ühe kiire mamma toidusoojaks. Peaksin võib-olla tule ka alla tegema tegelikult. Vaadake, kui imelikult kasvanud. See on nagu väike oks, millele on juurde kasv tekkinud. Näete, oksarõngas. Ma tean, et see mamma toit ei ole kõige tervislikum, aga mul on kiiresti midagi kõhtu vaja. Kell on 3, ma olen ainult hommikust söönud. Viskame selle ruttu sisse ja siis läheme Käsmu kalale. Muidu ma lihtsalt, kui ma hakkan süüa tegema praegu, ma ei jõua lihtsalt kalale. Aga kaloreid loeme, see port siin on 750 kalorit. Mul mahub tänasesse päeva. Päris jahe on õues. Kraadiklaas ütleb, et 3 kraadi. Aga see vist valetas ka natukene. Need on nüüd siis terve komplekt, mis ma ostsin endale. Uus kahlamispükste komplekt koos saabastega. Need kahlamispüksid siis on ostetud Vobla poest Lasnamäelt. See, kus me vahepeal filmisime. Ilusti tehti ka hea ale, -25% asjadele. Praegu ongi seal kõik kahlamispüksid on -25%. Need, mis mul praegu siis seljas on, kurat, neid pükse ei anna isegi võrrelda nende pükstega, mis mul enne olid. Need kummipüksid, see on öö ja päev ikka. Mugav on küll. Kurat, ma näen välja nagu päris kalamees niimoodi, ma vaatan praegu. Nagu päris risk. Kummipüksid olid nagu mänguasjad. 15-16 on kell. Eks päikseloojang on tunni aja pärast ma olen ajaga natuke lõhki, ma saan väga vähe püüda, nii et lähme. See on siis Käsmu parkla praegu. Ainult minu auto on siin täielik haudvaikus, mitte ühtegi rohkem inimesi ei ole. Tuult ma kuulen, tuul on päris hea. Äkki isegi on püügiolud meeldivad täna. Tuul on küll valest suunast nii-öelda, ida poolt natukene. Siin on täpselt idapoolne kallas peaks ka olema. Tuul puhub peale, täpselt saab vastu tuult loopida. Nii et olud võib-olla on head, kui vesi ise ei ole väga sogane just. Oi, üks on lahti tulnud. Paneme selle sama lahtise. Lahtine sinine on niisugune imelik. Ma lihtsalt ei suuda kaugele visata. Kahlakate test. Vilttald on ikka hoopis teine lugu, poisid. Aga jumala sogane on vesi. Mitte midagi ei näe. 10 sentimeetrit näed võib-olla. Ma isegi ei näe lanti läbi, kui ta pinnast tuleb. Ma lähen põhikoha peal, kus rohkem püütakse. Atru on jõle palju tulnud siia randa. Mul on müts peas, aga mul hakkab pea valutama, mul on niisugune tunne. Ja siin ei ole mõtet püüda, sest siin on nii palju atru. Kõik lained on musta värvi. Selle praegu ei ole võimalik lihtsalt püüda. Kõik on paksult atru täis. See
kala ei ole siin selle adru vahel. Iga vise on rohtu täis. Proovime teine päev praeguse seisuga.